Kui me suudame oma argipäeva askeldustest ka mõned ebaolulisena tundunud emotsioonid alal hoida, siis ei ole kadunud asjad veel päriselt kadunud. Pigem tähendab see ootust, et kuskil on midagi alati ees. Mind on alati köitnud inimene ja tema arenemine isiksuseks. Areng eeldab teatud seisundit, mil tunneme end emotsionaalselt ebamugavat ning oleme sunnitud rakendama teadust lahenduse leidmisel. Arengu eelduseks on tahe midagi muuta. Õpetajad, õppejõud, koolitajad, mentorid, isegi juhid ja muude selliste ametite pidajad on selles mõttes erilises rollis, et nad näevad arengut läbi teiste inimeste, kellega nad igapäevases töös kokku puutuvad. Arenguhüppeks vajame teisi inimesi, vajame õpetajaid. Meenutan oma õpetajat Mait Tagu, kes oskas näha minust suurt soovi ja potentsiaali alustada õpingut tollase pedagoogilise instituudi kultuuriteaduskonnas. Tantsuõpetajad minust küll ei saanud, aga eneseusku, seada ambitsioonikaid eesmärke, õppisin temalt küll. Koolitusmaailmas oli minu suureks eeskujuks koolitusettevõtte Invicta juht Mihkel Pärjamäe. Alustasin teise töötajana Invictas 92. aastal, mil omandasin esimesed teadmised juhtimise ja müügi valdkonnas. Just tema julgustas mind edasi õppima ja koolitajana tegutsema. Mäletan Mihkli öeldut, miks ei võiks õpetada seda, mida sa õppinud oled ja igapäevaselt teed. Tema suust kõlasid need sõnad veendunult ja iseenesest mõistetavalt. Samamoodi innustas ta mind ka Invicta juhtimise üle võtma 2003. aastal. Suurimat rahuldust tunnen siis, kui õnnestub luua midagi uut. Need on olukorrad, kui tajun probleemi, kuid lahendust veel ei ole. Kui Eestisse jõudis emotsionaalse intelligentsuse mõiste, korraldasime koostöös Mare Porki ja Mihkel Pärjamäega vastava teemalise lühikoolituse. Sama teemat arendades tekkis Mare Porkiga idee luua mitmetest moodulitest koosnev programm tippjuhtidele, EQ meistriklass. Toode õnnestus niivõrd hästi, et mõned aastad hiljem jätkas sama toote formaadiga äripäev. Üheks heaks tootearenduse kogemuseks pean 2000. aastate algul Invictas loodud kompetentside hindamise keskust, mis tol hetkel oli Eestis ainulaadne, kuna põhines 360-kraadise tagasiside meetodil ja kogu hindamisprotsessi see läbi viia internetis elektrooniliselt. Töötamine tootmisettevõtetes aastatel 2006–2009 oli hüpe tundmatusse vett. Kohanemine oli raske, kuid üliõpetlik. Tänu sellele kogemusele usun end mõistvat tootmisettevõtte kultuuri ja seetõttu oskan valida selle kultuuriga sobivaid koolitajaid. Kõige olulisemaks pean kontakti klientidega. Suurepärane üksteise mõistmine on millegi uue ja väärtusliku alus. Pean vajalikuks kliendi probleemide lahendamisse kaasata koolitajaid, eksperte või konsultante nii Eestist kui väljaspoolt. Maailm on väike ja meie ettevõtete ambitsioonikus ja nõudlikkus kasvab aasta-aastalt. Bright Minds sündis spontaanselt ja minu elus õigel ajal. Tunnen, et saan hetkel rakendada kõik õpitud viisil, mis pakub mulle suurimat rahuldust. Pole paremat väljakutset kui nõudlik klient oma põhjendatud soovidega, kes on avatud uutele lahendustele. Sellised organisatsioonid peavad võrdseks oluliseks nii tulemusi kui ka teekonda nendeni jõudmisel.